2 Ameerika sõdurit kadusid Maroko rannikul African Lione'i õppuste ajal ning kriis on nüüd seotud kõige ohtlikuma hetkega Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Sellel teisipäeval 5. mail 2026 sai juhtum hoogu juurde, sest sõdurid kadusid Kapidra väljaõppeala lähedal Tantanist mitte kaugel, samal ajal kui Washington edendas ka vabaduse projekti Hormuzi väinas. Kinnitatud teave seni on tõsine. 2 Ameerika Ühendriikide sõdurit on endiselt kadunud. Ametlikult pole hukkunuid kinnitatud ning Ameerika ja Maroko väed jätkavad otsinguoperatsiooni maa, mere ja õhuteel. Aga probleem on suurem kui kadumine ise. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla jätkuvalt hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Sõdurid osalesid African Lionil, mis on Ameerika Ühendriikide suurim iga-aastane sõjaväeõppus Aafrika mandril. Operatsioon tõi kokku üle 7000 sõjaväelase enam kui 30 riigist, hõlmates Marokot, Tuneesiat, Ghanat ja Senegali, keskendudes valmisolekule, liitlaste omavahelisele koostööle ja reageerimisele piirkondlikele kriisidele. Ameerika Ühendriikide Aafrika väejuhatuse andmetel teatati 2 sõjaväelasest kadunuks Kapidra lähedal raskesti ligipääsetavas rannikupiirkonnas, kus on kaljud, tugev lainetus ja karm maastik. Nad ei olnud sel hetkel lahingutegevuses. Juhtunu ajal viibisid nad väljaspool peamist väljaõppetegevust. Ametlik versioon ei kinnita röövimist. Seni on tegemist kadumisega tundlikus piirkonnas. Sellest hoolimata pani juhtum häirekella helisema, sest see puudutab Ameerika sõdureid, strateegilist piirkonda Atlandi, Vahemere ja Põhja-Aafrika vahel ning tegemist oli mitte väikese sõjalise manöövriga. Levinud uudised viitavad sellele, et otsingud mobiliseerisid jõude. Uudistes mainitakse helikoptereid, laevu, sukeldujate meeskondi, mäepäästet ja Maroko vägede toetust. Teisisõnu, Maroko ja Ameerika Ühendriigid käsitlesid juhtumit kui tõelist hädaolukorda, mitte lihtsalt kohaliku juhtumina. Plahvatusohtlik punkt on ajakavas. Kui 2 sõjaväelast otsiti Marokos, kiirendas Trump Pärsia lahes karmi vastust. Vabaduse projekt kuulutati välja selleks, et vabastada Hormuzi väinas kinni jäänud laevad. Ajakirjanduse andmetel jäid 100 laevad kinni või ei saanud tavapäraselt liikuda ning Washington hakkas toetama kaitstud marsruuti, et liiklus vabastada. Teheran omalt poolt hoiatas, et Ameerika väed ei tohiks ilma kooskõlastuseta väina siseneda. Just siis ei olnud pinge enam ainult merel, vaid muutus otseseks jõuprooviks. Trump ei kuulutanud sõda Ameerika kongressi formaalses mõttes, kuid kasutas sõjalist keelt ja samme. Ta asetas Ameerika Ühendriikide mereväe Iraani revolutsiooni kaardiväe vastu, käsitles blokaadi kui vastuvõetamatut väljakutset ja hoiatas, et igale rünnakule Ameerika laevade vastu järgneb tugev vastus. Samal päeval väitis Trump, et Iraan peaks heiskama valge alistumise lippu, samal ajal kui ta kinnitas, et Ameerika blokaad Iraani sadamatele töötab. See lause polnud ainult provokatsioon, vaid maksimaalse survesõnum kriisis, kuhu olid juba kuhjunud rünnakud, kinnipidamised ja ähvardused. Praegu seni pole kinnitust 2 Marokos kadunud sõduri surma kohta. Toimub intensiivne otsing ja uurimine selle kohta, kuidas nad kaduma läksid. Mõned reportaažid väidavad, et nad võisid ookeani kukkuda kaljude lähedal jalutades. Teised kirjeldavad päästmisüritust rasketes mereoludes. Lõpliku kinnituse puudumine on andnud ruumi spekulatsioonidele, kuid kõige kindlam fakt on see. 2 Ameerika sõjaväelast on kadunud ja päästeoperatsioon jätkub. Järgmine küsimus on lihtne. Miks see juhtum Washingtonile nii palju muret teeb? Miks? See toimub ajal, mil Ameerika Ühendriigid suunavad sõjalist pinget Lähis-Idasse, avaldavad Iraanile survet ja panevad liitlased Põhja-Aafrikas proovile. African Lion ei ole sõjaline turism. See on manööver, mis on mõeldud jõudude ettevalmistamiseks ebastabiilsetes piirkondades, kiire reageerimise harjutamiseks ja Ameerika kohaloleku näitamiseks piirkondades, kus ka Venemaa, Hiina ja Iraan püüavad mõjuvõimu saavutada. Kui sõdurid selles keskkonnas kaovad, tõstetakse häiretaset. Maroko astub samuti selle loo keskmesse. See riik on Ameerika Ühendriikide oluline liitlane, hoiab sõjalist koostööd Washingtoniga ja on muutunud oluliseks platvormiks õppuste jaoks Põhja-Aafrikas.
Ameerika vägede kohalolek seal näitab, et vastasseis Iraani teljega ei piirdu ainult Pärsia lahega. See kulgeb üle Atlandi ookeani, Vahemere, Aafrika marsruutide, baaside, sadamate, koridoride ja sõjaliste kokkulepete kaudu. Seega toimub sõdurite kadumine liitlasriigi territooriumil, liitlasvägede õppuse ajal, mil iga Ameerika sõjalist liikumist jälgib Teheran. Ja see muudab olukorra veelgi tõsisemaks. Samal ajal, kui otsingud toimuvad Marokos, jääb Hormuzi väin eskalatsiooni keskpunktiks. Pentagon kinnitab, et ametlikult kehtib Iraaniga endiselt relvarahu, kuid tunnistab kokkupõrkeid ja sõjalisi tegevusi piirkonnas. Teadete kohaselt tegutsevad Ameerika väed kaubalaevade kaitsmiseks, samal ajal kui Iraan avaldab survet droonide, kiirete paatide ja ähvardustega. See on sõda, mis püüab näida vaoshoitud, kuid juba toimib avatud vastasseisu loogika järgi. Oht peitub valearvestuses. Rünnatud laev, alla tulistatud droon, tabamuse saanud fregatt või hukkunud sõdur võivad muuta provokatsiooni täiemahuliseks sõjaks. Hormuzi kriis on just selline lõks. Meri on kitsas, liiklus tihe, väed on üksteisele lähedal ja väejuhatused töötavad surve all. Kui Iraani mootorpaat läheneb Ameerika laevale liiga lähedale, on Trumpil vähe poliitilist ruumi taganemiseks. Kui Washington reageerib jõuga, püüab Teheran näidata, et ei allu. Nii muutubki selge ja piiratud kriis suuremaks konfliktiks. Aja lugu näitab, et Iraan mõistab hästi ameeriklaste poliitilist väärtust ohuolukorras. 1979. Aastal sai USA saatkonna hõivamisest Teheranis ülemaailmne Ameerika alanduse sümbol. Üle 50 ameeriklase võeti pantvangi ja hoiti neid 444 päeva jooksul, mis oli sündmus, mis raputas Washingtoni, nõrgestas Jimmy Carterit ja mõjutas kahe riigi suhteid aastakümneteks. Sellest ajast alates on iga kriis, mis hõlmab sõjaväelasi või Ameerika kodanikke Iraani ähvarduse all, kandnud endas rasket mälestust. See ei ole lihtsalt üksik juhtum. See on ajalooline haav, mis avaneb iga kord, kui Teheran testib Ameerika Ühendriikide piire. Teine näide pärineb niinimetatud tankerite sõjast 1980. aastatel. Sel perioodil Iraani-Iraagi sõja ajal viisid rünnakud Pärsia lahe laevade vastu viisid selleni, et Ameerika Ühendriigid hakkasid tankeritele saatjaid pakkuma ja suurendasid oma mereväe kohalolekut. Operatsioon Ernest Will kujunes üheks suurimaks mereväe konvoi operatsiooniks pärast teist maailmasõda. Isegi Ameerika mereväe võimsuse juures näitasid miinid, rünnakud ja tõsised vead, et kaubateede kaitsmine Iraani lähedal pole kunagi olnud lihtne operatsioon. Õppetund on selge. Kui Washington siseneb lahele laevade kaitseks, kasvab vastasseisu oht Teheraniga kiiresti. Teiste riikide näited kinnitavad sama loogikat. Kui suurriik lubab oma sõjaväelastel langeda vangi, kaduda ilma selge vastuseta või saada rünnakuohvriks ilma agressorile tagajärgedeta, nõrgeneb jõukuvand. Iisrael reageerib tavaliselt kiiresti, kui tema sõdurid relvarühmituste poolt röövitakse. Türgi on korraldanud operatsioone väljaspool oma piire, et taastada mõjuvõimu ja survestada relvarühmitusi. Venemaa kasutab isegi karmide meetoditega iga rünnakut oma sõjaväelaste vastu ettekäändena, et suurendada oma kohalolekut konflikti piirkondades. Erinevus seisneb nüüd selles, et Ameerika Ühendriigid seisavad silmitsi Iraaniga, riigiga, mis muudab iga Ameerika taganemise piirkondlikuks propagandaks. Valge Maja teab, et nende vaenlased jälgivad kõike. Kui Ameerika Ühendriigid näivad Põhja-Aafrikas kõhklemas, tõlgendab seda Teheran. Kui nad näivad Hormuzis kõhklemas, liigub revolutsiooniline kaardivägi edasi. Kui nad näivad sisemiselt lõhestunud, arvutavad liitlased ja rivaalid oma käike ümber. Järgmine etapp peaks toimuma 3 rindel. Esimene on kadunud sõdurite otsimine, avaldades survet Marokole ja Ameerika väejuhatusele, et nad annaksid kiireid vastuseid. Teine on vabaduse projekti edendamine, mis võib viia Ameerika laevad veelgi lähemale Iraani punasele joonele. 3. on diplomaatia, mis on ohus, kus samaaegselt kasutatakse tuumaettepanekuid, sanktsioone, blokaade ja hoiatusi. See segu on ohtlik, sest läbirääkimised toimivad ainult siis, kui enne ei hakka kõnelema relvad. Sõjalisel tasandil püüab Donald Trump näidata, et Ameerika merevägi juhib endiselt olulisi mereteid.
Poliitilisel tasandil püüab ta öelda, et Iraan ei saa kasutada Hormuzi väina maailma kaubanduse pantvangistamiseks. Ta peab takistama, et 2 sõduri kadumist tõlgendataks kui nõrkust. Olukord jääb lahtiseks. Kui sõdurid leitakse elusana, saab Trump Põhja-Aafrikas kergendust, kuid kriis Iraaniga jätkub merel. Kui nad leitakse surnuna, kasvab poliitiline surve. Kui ilmeb mingeid märke vaenulikust tegevusest, tegelikust röövimisest või Iraani teljega seotud võrgustiku seotusest, võib Ameerika vastus muutuda mereoperatsioonilt otseseks rünnakuks. Praegu on kindel fakt see, et Ameerika Ühendriigid otsivad 2 kadunud sõjaväelast ja samal ajal kasutavad oma mereväge, et astuda vastu Iraani blokaadile Hormuzi väinas. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi ja tõepäraselt kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kindlasti kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.